Tere taas, jätkame oma raamatu lugemist. Nii, täna loeme siis Vaata oma tehtu üle. On oluline, et kontrolliksid tehtu üle, testi ennast, veendumaks, et oled läbielatust tõesti vabanenud. Mitte ei hiili sellest kõrvale ega ignoreeri seda, sest lihtsalt soovid nii väga, et sa oleks kadunud. Mõtle kõigele, mis sind varem vaevas ning püüa sütitada mingi seesmine reaktsioon. Kui tunned end ükskõiksena või peaaegu ükskõiksena, siis võiksid ikkagi lihase testiga veenduda, et oled tõepoolest vabanenud. Selleks esita lihase testiga oma kehale lihtne küsimus. Kas see järgnev läbielamus põhjustab minu kehas veel stressi? Kui vastus on ei, siis on kõik klaar. Kui aga vastus kõlab jaatavalt, siis lihtsalt jätka koputamist, jälgides, et käiksid üle kõik üksikasjad, ideed ja tundmused, mis sulle meenuvad. Nagu me eespool mainisime, kulub tehtu töötlemiseks mõnikord rohkem aega. Võid selle vahepeal rahulikult sinnapaika jätta ning hiljem naasta. Võib-olla on pärast vaheaega kergem hinnata, kas tuleb veel midagi teha. Kõik sõltub sinust. Eksida pole võimalik. Nüüd tõmba otsad kokku. Kui tunned kindlalt, et oled üleelamistest täielikult vabanenud või vajad lihtsalt koputamises vaheaega järgmise seansini, siis võiks lõpetuseks teha mingi positiivse koputuse, ent tee seda alles päris seansi lõpul. Sest sa võid ju päev otsa koputades endasse positiivseid asju sisestada, aga need ei vabasta sind negatiivsest. Enne on vaja mälestused läbi töötada, viisil, nagu olen kirjeldanud. Positiivsega lõpetamiseks soorita lihtsalt veel üks koputamise ring, keskendudes millelegi positiivsele või siis rahustavale fraasile. See võiks toimuda umbes nõnda. Pealaene koputades, minuga on kõik korras. Kulmunurk, saan sellest üle. Silmanurk, soovin paremat enesetunnet. Silmaalune, tunnen ennast nüüd rahulikumana. Ninaalune, ma ruulin. Minuga on kõik korras. Minuga on kõik korras. Vaenlaalused, minuga on kõik korras. Sõrmeotsad, minuga on kõik korras ja käeselg, minuga on kõik korras. Ja nii ongi. Kui palju läbi töötamata mineviku kogemustest vabanemiseks aega kulub? Pead koputama, kuni tunned täielikku kergendust. Naljatan alati, et kuigi intensiivsuse skaala on 0–10, on ka 1 juba väga hea tulemus. Paljud teevad selle vea, et koputavad kõigest paar minutit ja ütlevad siis, koputamisest pole abi. Ehkki koputamine tundub täieliku imena. Kui oled seda tundma õppinud ja edukalt kasutad, kulub edu saavutamiseks rohkem kui mõni minut. Gary Craig ütleb, et EFT 3 kõige olulisemat külge on visadus. Pead lihtsalt jätkama koputamist ja tegelema kogu protsessiga nii kaua, kui vaja on. Kui üleelamiste energia on su organismist täielikult vabanenud, siis tuhmub su mälestus tõenäoliselt. Tundub, nagu oleks see juhtunud kellegi teisega või lihtsalt kuskil seal. Enam pole see emotsionaalselt laetud nagu varem. 6. sammu läbitegemine ning lihase test on siiski head viisid veendumaks, et sul on kõik kindlalt õnnestunud. EFT vihjed.
Emotsionaalse vabastamise teraapia on imepärane tervendamisvõte, mida saab kergesti kohandada. Mainin mõnda punkti, mida peaksid seda praktiseerides arvestama. Pea meeles, et EFT-d kasutades ei tarvitse sul valjusti rääkida. Sageli on sellest küll abi, kuid vajadusel võid sa kõikega vaikselt oma peas öelda. Kui koputamine sind mingil põhjusel ärritab või punktides valu tekitab, siis kasuta selle alternatiivvõtet, puudutamist ja hingamist. See tähendab, et puudutad iga punkti ja hingad sügavalt ning liigud seejärel järgmisesse punkti. Pea meeles, et emotsionaalse energia vabastamiseks pead sa selle esile tooma. Ära lase selle protsessiga kaasneval ebamugavustundel end häirida. Ära kiirusta positiivse koputamisega, enne kui oled kõigega lõpule jõudnud. Positiivsuse ringi kasutad alles siis, kui oled valmis seansi lõpul sellega kõik otsad kokku tõmbama. Kui sa ei tunneta, et vana energia su süsteemist vabaneb, siis küsi endalt ükskõik missuguse probleemiga tegeledes. Kas see meenutab mulle mingit minu varasemast elust pärit üleelamist? Kui vastus on jah, siis on ilmselt vaja selle üleelamise energiast vabaneda, et kogeksid edu ka käsil oleva murega tegelemisel. Lihtsalt kasutad EFT-d selle varasema üleelamise vabastamiseks. Selleks pead looma lähteavalduse, selle välja ütlema ning seejärel läbima kõik ülejäänud punktid, kurtes samal ajal üksikasjalikult sündmuse üle. Julgustad sind jätkama praktiseerimist, kuni jõuad vabanemise uutele tasanditele. EFT rakendamise lisavõimalused. Nüüd sa juba mõistad, kuidas rakendada EFT-d läbi töötamata minevikukogemuste vabastamiseks. Ent koputamist võid kasutada peaaegu igal pool. Mina koputan peaaegu iga päev, igasugu eri asjade klaarimiseks. Sinagi võid seda teha nii füüsiliste kui ka emotsionaalsete sümptomite korral. Samuti paanika ja tugevate emotsioonide vabastamiseks, kui need mingis olukorras tekivad. Ehkki emotsionaalse vabastamise teraapia on erakordne tervendamisviis, ei oska kliendid sageli selle kasutamisel midagi öelda ning kõhklevad, kas seda rakendada või mitte. Kuigi kasutatavad sõnad pole sugugi nii olulised, nagu arvatakse, sest tõhusaks vabanemiseks on eelkõige vaja tundmuste või emotsioonide esiletoomist. Osutuvad need mõne jaoks tõeliselt komistuskiviks. Selleks puhuks toon ma välja mõne alternatiivi. Kasuta seda käesolevas hetkes. Võib juhtuda, et mõnel eluhetkel sa parajasti pelgad midagi või oled häiritud, aga sul pole täielikku vabanemisseansi korraldamiseks aega või oskusi. Niisugustel puhkudel võib olla palju abi emotsionaalse vabanemise teraapia lihtsamast versioonist. Ei ole mingit mõtet paigal konutada, ennast halvasti tunda ning mitte energiat vabastada. Kuidas seda teha? Selles lihtsas protsessis lood lähteavalduse ning ütled selle välja, et sõnastada, kuidas sa ennast hetkel tunned ja seejärel läbid kõik ülejäänud punktid, samal ajal ennast tühjaks rääkides. Sa kasutad lähteavaldust 3 korda, koputades pidevalt karate löögipunkti. Kui oled seda teinud, siis koputa lihtsalt ülejäänud EFT punktidele ja räägi kõik südamelt ära. Nii kaua, kuni räägid südamest, teed kõike õigesti. Ära unusta lisamast, mismoodi sa ennast füüsiliselt ja ka emotsionaalselt tunned, kui probleem on mõlemas enesetundes. Kui pead kunagi kasutama seda tehnikat kohas, kus pole võimalik
kõikidele punktidele koputada, siis lihtsalt nihuta käsi silmatorkamatusse paika ning koputa ainult sõrmeotsa punktidele. Kasuta mineviku meenutusi. Mõnikord on tülikas tegeleda oma minevikus pärit traumaatilise sündmusega, sest see heidutab sind. Sa ei mäleta detaile või oled liiga hajevil, et nendest vabanemiseks tundmusi esile manada. Ja kuidas seda siis teha? Kasuta mis tahes muid võtteid, mis sulle pähe turgatavad, et esile tuua tundmusi seoses sellega, millest tahad vabaneda. Võid koputada, lugedes valjusti ette päevikukandeid, oma loo ja tundeid lihtsalt kirja panna ning koputada seda korduvalt läbi lugedes. Võid oma kirjeldused lindistada ja neile siis kaasa koputada või mängida oma minevikust pärit laule, mis kutsuvad esile emotsiooni, et saaksid neile kaasa koputada. Ja palu abi oma alateadvuselt. Alateadvuse appi kutsumine on suurepärane viis korralikuks vabanemiseks, isegi juhul, kui me ei tea, millest oleks vaja vabaneda. Ära unusta, et alateadvus teab kõike. Mida teha? Korda lühikest soovi või palvet, et su alateadvus tuleks appi ja aitaks sul vabaneda. Sobiks midagi niisugust ehk. Ma usaldan oma alateadvust ja luban tal aidata mul sellest koormast vabaneda. Aitäh! Lähteavaldus võiks kõlada näiteks nõnda. Hoolimata sellest, et mul pole aimu, mis takistab mu tervenemist, annan oma alateadvusele loa sellest vabaneda. Ülejäänud koputamispunktide puhul keskendu sellele, millest püüad vabaneda, kasutades oma tundeid ja mis tahes infot, mis sul on. Nende punktide koputamine võiks toimuda nõnda. Ma ei tea, mis tekitab minus ärevust. Võib-olla on see ja sisestate mis tahes oletuse. Minu alateadvus teab, ma lihtsalt ei suuda seda ära arvata. Lihtsalt jätka koputamist ja valjusti rääkimist, mis õhutab su alateadvust pinnale tooma seda, millega ta saaks sind vabanemisel aidata. Kaasa metafoore. Nagu oled juba teada saanud, on sümptomid metafoorid ja vihjed, mida saadab meile meie keha. Need on meie kehakeel. Kasutades juhendeid, mida olen sulle andnud ja sinu enda intuitsiooni, võid mõne järgneva idee oma koputamisse kaasata. Kuidas seda teha? Kaasa oma lähteavalduse ja koputusse metafoore või vihjeid 6. peatükist, kui need sinu kohta käivad. Siin on paar näidet, missugune võiks lähteavaldus välja näha. Hoolimata sellest, et ma ei suuda mõista, mis juhtus minuga siis. Nii vahepeal kadus internet ära ja nüüd tuli tagasi. Hoolimata sellest, et ma ei suuda mõista, mis juhtus minuga siis kui ja siis see olukord. Hoolimata sellest, et ma olen vihane selle peale, kuidas kurbus sellest sündmusest mind lämmatab. Hoolimata sellest, et ema mind alt vedas. Pea meeles, et mida rohkem sa harjutad EFT kasutamist eri viisidel, seda ladusamalt see sul õnnestub. Selleks pole olemas mingit õiget ega väära viisi. Peaasi, et see sinu jaoks toimib. Järgmises peatükis saame teada, kuidas vabaneda negatiivsetest uskumustest, mis sageli tulenevad neist läbitöötamata elamustest, millega äsja tegelesime. Väldi tulevikku töötlemata läbielamusi. Nüüd, kui sa läbitöötamata kogemustest juba mõndagi mõistad ning tead, kuidas need kehasse tarduvad, räägime sellest, mil viisil neid edaspidi vältida. Esmalt ja eelkõige ole oma tundmustest teadlik. Anna endale võimalus tajuda
oma tundmusi ja tunnistada oma emotsioone. Ära allu kiusatusele öelda endale, see pole midagi erilist, isegi siis, kui sa soovid, et polekski. Ütle endale ausalt, kuidas sa end tunned ja lepi sellega isegi siis, kui see ei jäta sulle loogilist muljet või pole meelepärane. Sa võid kasutada EFT-d ka stressihetkedel, nagu me äsja rääkisime. See aitab sinu kehal otsekohe rahuneda, mitte aga astuda võitlusse, põgeneda või paigale tarduda, nagu see muidu oleks. Peale EFT-d on teisigi võtteid, mis aitavad meie kehal vabastada emotsionaalset energiat. Näiteks massaaž, mediteerimine, kuum vann ja eriti mõne loodusliku õliga määrimine, tantsimine, sügavad hingetõmbed ja füüsilised harjutused. Nii, nüüd sai see peatükk sai nüüd nagu läbi ja selle koha peal ma lõpetaksin video täna.